elamas, jätab Artur Rätel ja Rätel väga hästi kastis. Nüüd leiab sealt ka löögi, tuleb Siim Lust lööb peale madalalt ja sealt tuleb Joel Vabrit tõrjub. Ikka pall lahti ja pall on lõpuks väravas, Ingemar Teever on see mees, kes selle palli sealt väravasse suskab, nii et 5 minutit läks Levadial ainult aega siin teisel poolel, et see lõpuks see värav ära lüüa ja Ingemar Teever, kes siis veel selle palli sinna väravasse lõpuks siis tõesti torkas, 8. värav sel hooajal Teeverile ja Levadia tõesti aga Luts jah, üritas seal kavalalt jätta Kurglovile teise laine peale, aga Kurglov seda mõtet läbi ei lugenud võib-olla või on see ja oi, milline värav tuleb siit Artjom Rahmanov, täiesti mitte millestki võib öelda, see pall tõesti jala peale jäi selle valgevenelasele ja isegi ei läinud värava nurka, see läks tõesti suhteliselt värava keskel, aga Joel Vabritit see löök niivõrd palju üllatas, et see kell 16.30 hakkava Infoneti ja Kalju heitlusega, mis siis tõesti selle vooru keskeks mänguks on, aga Maarinilt väga hea pall Teeveril ja Teever tõstab palli üle Vabriti ja pall on väravas. 3-0 lööb siit Ingemar Teever 88. minutil ja saab oma hooaja 9. värava kirja siis, et tõesti üle poole Levadia väravatest on sel hooajal Teeveri nimele kirjutatud ja väga kena pall sealt Pavel Maarinilt ette Teeveri suunas ja viimane puude selles mängus kindlasti temal 3 minutit on täis ja siit ka Mikko Puurti lõpuviljad kõlab, nii et Levadia saab siit teise poole väravatest Pärnule sellise 3-0 revanšvõidu.